Tere kõikidele veevalaja tähtkujus sündinutele. Veevalajad, vaatame, mida räägivad teile tarokaardid. Millised energiat saadavad teid oktoobrikuus. Tänasest päevast kuni siis oktoobri lõpuni 9 kuuks teeme selle ladumise. Ja vaatame, millised on teie jaoks positiivsed energiat. Millised on teie jaoks negatiivsed energiat, mis aitab teid, mis takistab, mis pidurdab. Ja kohe hakkamegi vaatama. Väga suurepärane kuu. Kui teil on kuskil mingi selline tunnetus, et te olete nagu üksildane mingis teatud küsimuses või situatsioonis, olukorras, kontaktis, suhtluses, mingis teemas ja et teid ei mõisteta, teist ei saada aru, siis sellega see situatsioon lõpeb. Lähevad teil käima, ressursid hakkavad liikuma, ressursid nagu tervis, materiaalsed tehingud, tegevused, ostud, müügid, igasugused materiaalne tegevus, mida te üldse võiksite teha, eks ole. Ja finantsidega, kõik see läheb teil liikuma, kõik see läheb teil käima. Aga meeles tuleks pidada ühte kindlat asja. Väga tugev, tõstan natukene allapoole teile, väga tugev on see kuu teil inimressurss. See tähendab, et teie kontakt inimestega ja suuremalt tealt näen ma siin sellist kontakti, kus on olemas mingisugune hierarhiline positsioon. See tähendab seda, et see inimene on teist millegi poolest siis, kas kuskil millegi poolest kõrgemal tasemel või vastupidi madalamal. Et on selline nagu mitte tasakaal, mitte võrdsus, vaid just nimelt selline hierarhiline koostöövorm. Ja seda kajastub siin väga paljudes mitmetes kaartides on siin näha seda kohe. Aga lähme siis lähemalt asja juurde ja ma räägin teile, mis siis see kuu nagu üldpildis siin näitab mulle veel, on see, et tegelikult on see teie jaoks üks otsusekindluse kuu. Teil on mingisugune väga tugev sisemine veendumus, et te teete kõike õieti. Ja te olete niivõrd nagu kindel ja veendunud selles, et te teete kõike õieti. Et te teete õieti, te suhtlete õieti, te käitute õieti, ükskõik mis siin on. Et te olete niivõrd kindel selles, et teil siin, te võitlete oma tulemuste eest või mingi tulemuse eest. Et võidelda nüüd siis selle eest, mis kuulub tegelikult nagu õigusega teile, olgu see siis õigus ise või mingisugused muud väärtused. Lõpeb mingisugune teema, millele pidite või siis peate nagu väga palju mõtlema. See teema teie jaoks lõpeb ja teie ümbruskonda, teie keskkonda tuleb inimene, kes teid oma sõnadega või oma tegudega või mingil moel oma eeskujuga väga tugevalt innustab. Siin on 2 kaarti, mis kohe viitavad sellele. Või inimene, kes võib elada ka kaugel. Siin on näha nagu mingisuguseid mineviku sidemeid. Võib-olla te ei kohtu tihti, aga te teete kuidagi nagu mingisugust koostööd. Siis on see inimene teie suureks innustuseks sellel kuul.
kui kellelgi on nagu mingi selline mineviku teema. Aga üleüldiselt on see teie jaoks hästi suur, hästi võimas, sõna otseses mõttes puhas võidukuu. Sellest ma hakkan teile ka rääkima lähemalt. Et positiivne energia ütlebki teile, et see on puhtalt edukuu, maksimaalse edukuu, maksimaalselt positiivse tulemuse kuu teie jaoks. Kus te ootate mingit tulemust? Kas te ootate kuskilt mingisugust teile positiivset, teile sobivat vastust või kinnitust või templit või allkirja või jaasõna või otsust või ükskõik või siis ka tegevustes või tööalaselt või suhtealaselt, kus te ootate edu, kus te ootate seda positiivset tulemust. See tuleb teile oktoobrikuus. Te saate mingisuguse tunnustuse, te saate mingisuguse vastuse, positiivse tulemuse. Hästi suur ja hästi nagu läbijooksev teema, ma ütlesin, on kontakt inimestega ja lõppkokkuvõttes kulminatsioonina, nagu siin on veel üks inimene jookseb hästi tugevalt läbi, aga võib ka olla inimestega, et üldiselt on niimoodi, et te saate mingi tunnustuse, te saate mingisuguse kiituse, te saate mingisuguse edu, võidu. Kõik see on seotud inimese või inimestega. Siin on see, et te kuidagi nagu olete nagu mingis tähelepanu keskpunktis. See tähendab, et kontsentratsioon on nagu teie peal ja teile selle tulemuse andmise juures. Tulemuse andmise peal. Et nagu ma ütlengi, kui keegi ootab mingile dokumendile allkirja, kui keegi ootab kuskilt mingisugust positiivset vastust enda jaoks, ükskõik mis see siin ka ei oleks, et see tuleb kindlasti. Mis on teie jaoks negatiivne? Et siin kaart ütleb ka, et ressursid lähevad liikuma. See tähendab, et asjad hakkavad käima, asjad hakkavad liikuma ja teile just positiivsel moel. Aga valdavalt toimub see, siin on ikkagi kuidagi väga palju inimestega seotud, teiste inimestega. Ma räägin teile negatiivsest energiast. Negatiivne energia on see, kui te ootate kuskilt kergust. Kergust see kuu ei ole. See ei ole kerge kuu. Teil tuleb võidelda, teil tuleb, ühesõnaga tuleb nagu punnitada. Ei ole teie suust tulemas selliseid sõnu oktoobrikuus nagu mulle tundub, et sa mõtled, et sa teed midagi liiga keeruliseks. Vot sellised sõnad, kui te kellelegi ütlete, neid ei ole teil see kuu. Et mulle tundub, et sa mõtled või teed midagi liiga keeruliseks. Või ütlete seda iseendale nii, et ma teen seda liiga keeruliseks. Neid sõnu see kuu pole ja kui nad on, siis nad on valed. Et kergeid lahendusi, kergust ja üldse sellist kergelt võtmist, see ei ole oktoobris absoluutselt teie jaoks mitte mingisugune väljapääs. See, kui ma panen silmad kinni, see, kui ma ütlen niimoodi, et las läheb nagu läheb, see, kui ma ei taha vaadata tõele näkku, et lähen nagu mingisuguse kerguse ja kergenduse teed, et see oleks nagu väga negatiivne. Et ühesõnaga, kui ma nagu lihtsalt sõna otseses mõttes panen silmad kinni ja ei näe ja ei vaata, see ei ole väljapääs. Et liigne nagu asjade või liigne olukordade, mingisuguste tegemiste, mingisuguste vestluste, vastuste, otsuste nagu liigne kergendamine.
et see, kui te vähendate sellel kõigel nagu tähtsust, olulisust vähendate, see kõik on negatiivne. Et kui te liiga kergelt hakkate kellegisse, millessegi või kellessegi suhtuma, siis võidakse ka vaadata teiste inimeste poolt või kellegi poolt, et olete see kuu selles teatud teemas selle inimese jaoks siis nagu liiga kergemeelne, lollike, infantiilne. Et on vaja natuke mõelda siin toimuvate nagu sündmuste üle, mis teie elus nagu praegu toimuvad ja mõtlete te korralikult üldiselt. Et siin mõtteid on ja mõtted on kohati isegi sellised, et ega nad teile rahu ei anna. Mõtted on teil küllaltki sellised koormavad, rasked, muret tekitavad mõtted on. Võivad olla seotud ka finantsidega näiteks, et kui te ootate mingisuguseid finantsliikumisi, kuidas nagu finantsidega läheb, kas saan hakkama, kas tuleb see raha, kas ühesõnaga finantsidega või siis tervisega seoses, et siin võib ka olla. Läheb hästi, siin ei ole mingit kahtlustki. Üldpildis aga kergelt kätte ei tule midagi see kuu. See, mida te tahate, kergelt ei tule. Siin on vaja pingutada. Et asjade nagu siis lihtsustamine, liiga lihtsaks tegemine, liiga lihtsaks mõtlemine ka, see ei toimi. Et kokkuvõttes ignoreerige seda, mida ma teile praegu ütlen. Hoolimatus, kergemeelsus, kergus, spontaansus, vot seda tuleks ignoreerida. Et vastasel juhul võite tunda, et nagu sõna otseses mõttes nagu narr, mitte väärtustatuna. Ja ei mõtle siis kindlasti niimoodi, eks ole, et milleks raskemaks, keerulisemaks teha. Kõik on ju kerge, kõik laheneb iseenesest, ei ole vaja sellesse süveneda. Mingisugune läbimõtlematus, ma panen silmad kinni, lasen asjadel minna nagu lähevad. Et tuleks käituda tegelikult tõsiselt. Isegi kui teile olukord või mingid olukorrad tunduvad nagu kerged, siis tuleks ikkagi nagu suhtuda sellesse tõsiselt. Et pingutada on vaja. On vaja pingutada kindlasti. Et see, et asjad lähevad ise omasoodu, ei lähe. Ma räägin teile veel positiivsest energiast, et ütleme siis negatiivse energia kohta saite siis aru, et see on selline kergus, kergendamine, infantiilsus, mingisugune risk, mingisugune las läheb, vaatame, kuidas läheb oma soodu. Et see ei ole ju üldse nii keeruline, võt see kõik siis, mis ma teile nimetasin, see on kõik negatiivne. Positiivne oli siis ikkagi see, millest ma ka ennem rääkisin, siin on väga hea koostöö inimestega või siis konkreetse inimesega, suhtlust on palju, kontakte on palju, koosviibimisi võib olla mingisuguseid ja nii edasi, üritus ja nii edasi. Et hästi hea on nagu koostöö suures koguses kellegagi. Sukelduge inimestesse, sukelduge kontaktidesse, sukelduge suhtlustesse, et see on hästi positiivne. Sest tegelikult teile tuleb oktoobrikuus kuskilt mingisugune sotsiaalne heakskiit. Et kuskilt tuleb mingi sotsiaalne heakskiit. Ja üldse on see kuu tegelikult väga hea kuu enese reputatsiooni kallal töötamiseks. Mitte olla kerge, mitte olla kerglane, aga tõsta just enese reputatsiooni. Tõsta oma reputatsiooni, tõsta oma staatust, et tasuks nagu osaleda igal pool, ettevõtmistel, üritustel, ükskõik kus saaks nagu oma reputatsiooni tõsta, kus saaks ta kasvatada. Ükskõik kas siis tööalaselt või eraelus või koolidega kuidagi või ükskõik kuidas.
ja kui teile pakutaksegi mingisuguseid tegevusi, projekte, ülesanded, mis on seotud reputatsiooni küsimusega, siis need lähevad teil väga hästi. Isegi kui on raske, isegi kui on keeruline, isegi kui te kardate või kui te ei tea isegi nõustuda või mitte nõustuda, et teil tuleb absoluutselt kõik välja. Sest see on teie reputatsiooni kasvukuu, see on teie staatuse kasvukuu. Inimesed reageerivad teile väga-väga hästi, inimesed aplodeerivad teile, inimesed imetlevad teid, et selline on. See ei pea olema läbi jooksvalt terve kuu iga päev. See võib olla kas mingi konkreetne üks sündmus või paar sündmust kuu jooksul või midagi. Et siit tuleb inimeste poolt või inimese poolt mingisugune tunnustus, heakskiit, nagu ma ütlesin, ükskõik kuhu te seda ootate. Koostöö siis, eks ole, suhtlusüritused. Sukelduge inimestesse, sukelduge kontaktidesse, koostöösse, suhtlusse. Sest tegelikult positiivne energia ütleb teile ühesõnaliselt, et see on sotsiaalse heakskiidu ja tunnustuse energia. Vot. Ma vaatan, et teil on lähiminevikus, siin on nüüd kaheti, ma võin öelda, et on osasid inimesi, kes on läinud lähiminevikus, eelmine kuu või üle-eelmine kuu, et kuskilt sealt hakkas juba võib-olla jooksma, on mingi konfliktne situatsioon tekkinud. On olnud mingisugune konflikt, kuidagi nagu teie arvamusega ei ole nagu arvestatud või kuidagi nagu siin ei ole huvide kokkulangevust olnud. Siin on mingisugune huvide konflikt olnud lähiminevikus ja te olete nagu seisnud enda eest nii tugevalt, et nui neljaks üle laipade. Ja sellisel juhul see tekitab praegu teil väga palju muremõtteid peas. Väga palju. Kui teil nüüd konflikti olnud ei ole, sest see ei käi kindlasti kõigi kohta, siis on selline teema siin võimalik, et lähiminevikus oli teil mingisugune teema seotud minevikuga. Et kas minevikust tuli tagasi mingisugune teema või midagi? Kas minevikust tuli teile tagasi mingi teema või keegi inimene? Kui see nüüd niimoodi on ja ükskõik kas on konflikt või teema või inimene minevikust, siis siin on nüüd niimoodi, et väga palju peavalu on teil sellega, väga palju mõtlemist, väga palju mõtisklemist, järelemõtlemist, nagu sellist mõtteteemat on siin hästi palju, sest siin on nagu mingisugune, võib olla ka kas te olete kuskilt ära läinud või kellegi juurest ära läinud, et on olnud nagu mingisugune kas siis konflikt või äraminek. Mingi lahkumine on olnud. Ja peavalu ja mõtet on siin kõvasti. Sellesse kõigesse ei tohi kindlasti kergusega suhtuda, nagu ma ütlesin ka. Tegelikult iseenesest teil on absoluutselt õigus. Teil on täiesti õigus. Siin on nüüd niimoodi, et te olete ise enda kõige nagu sellisem, te olete ise enda kõige parem tugi, mille peale tugineda, mille peale seista, mille peale loota. Et teil on absoluutne õigus. Teil on absoluutne teadmine ja arusaamine ja mõistmine, aga teid ei mõistetud või teid ei mõisteta. Ei saada aru või ei saadud aru. Ja tegelikult on niimoodi, et siin on väga palju nagu kahtlusi, kõhklusi kuskilt kellegi inimese poolt. Et siin on selline kahetine olek,
kui siin on nüüd tegu olnud mingisuguse konflikti ja äraminekuga ja see valmistab peavalu, olgu see siis suhtes või tööalaselt või ükskõik kus, või kui ei ole üldse nagu inimressursiga teil see seotud, siis võib olla ka mingi ülesandega, mingi kohustusega, mingi tegevusega, et on nagu äraminek, jätsite katki, läksite ära, sest te läksite selle tegevusega konflikti. Siis tegelikult on iseenesest lugu selline, et teil on õigus. See, mida teie arvate, see ongi õigus, see on õige. Et õigus on teie poole peal. Ja siin nüüd kaardid soovitavad ka, et kui nüüd midagi on, siis ei tohi nagu, see on võib-olla selline natukene üksinduse ja eraldatuse tunnetus, aga ei tohi sellesse kõigesse ei tohiks nagu kergelt suhtuda ja ei tohiks nagu lasta sellel lool, sellel teemal, mis teil on, ei tohiks lasta niimoodi nagu ütleme nii, et ehku peale minna. Et siin on ikkagi vaja nagu tugevalt tõesti mõelda ja siin on vaja inimesega ikkagi nagu koostööd teha või kuidagi niimoodi. Et siin on nagu, kui on nüüd konflikt olnud, kui on olnud mingisugune äraminek, ükskõik siis kas inimressursiga või tegevusega, et siin on kindlasti kohe leppimine, kordasaamine ja suhete nagu klaarimine. Et siin on lõpptulemusena on näha nagu hästi sellist meeldivat emotsionaalset kohtumist. Võib-olla kui on olnud tõesti mingi äraminekuga või midagi, siis siin on leppimine on siin kindlasti. Ma näengi üldse, et nagu lõputulemuskaartidena näen ma hästi palju nagu positiivset. Aga siin on ka seda kahtlust ja kõhklust ja seda on ka väga tugevalt näha. Võib ka olla selline variant, kui nüüd teid see nagu üldse ei kuidagi ei liigutanud, siis siin võib olla ka selline variant, te lihtsalt olete millestki kuskilt ära läinud, millestki kuskilt lahkunud. Ja nüüd kaardid ütlevad, et ei oleks vaja seda, siin ei tohi kergelt võtta midagi. Siin peab ikkagi võtma mõistusega, taiplikkusega ja arukusega. Ja seda teil on, siin mõtteprotsess on siin tugev tegelikult, väga tugev mõtteprotsess, väga hea mõtteprotsess. Aga midagi te mõtlete või kuskilt te tahate ära minna või läksite ära või midagi. Tegelikult on kuu nagu üldpildis näitab teie jaoks seda, et esiteks te vabanete millestki, mis on teile nagu väga tugevalt mingisuguseid raskeid mõtteid või muresid või sellist emotsionaalset rusutust tekitanud. Sellest te vabanete ja näen kohe kindlasti ka seda, et siin on tulemas mingisugused kokkulepped, leppimised ja kõik sellised võidud ja tunnustused, et kõik need on tulemas. Et kuidagi nagu hästi teie poole on positiivsed energiat. Ainult kui te ei lase kõike niimoodi lihtsalt jooksma. Et inimene on ka keegi või inimesed, siin on mingisugused väga tugevad nagu kahtlused, ääretult tugevad kahtlused tekkinud. Väga tugevad kahtlused. Aga need kahtlused, kui ongi mingisugused kahtlused, need saavad nagu positiivse tulemuse. Et ikkagi on, siin on ka, ma rääkisin teile, et kui teil on tõesti vaja kellegilt midagi, siis te saate. Kui teil on tõesti kelleltki midagi vaja, siis minge küsige, te saate. Mitte mingil juhul ärge sulgege ennast, mitte mingil juhul ärge eemalduge. Mitte mingil juhul minge kinniseks, et seda ei tohiks teha. Ja kui keegi teine inimene vajab teie abi, siis andke seda kohe kindlasti.
siin on väga ilusti kaardid nagu räägivad sellest sulgumisest, mitte nägemisest, infantiilsest hoiakust, et see ei olegi kõik nii hull, et läheb nagu läheb ja kõik nii, see on väga negatiivne. Väga positiivsed kaardid on aga siin vastupidi. On näha, siin on väga palju inimestega koostööd, väga palju sina annad mulle, mina annan sulle, selline energiavahetus on väga hea energiavahetus ja loomulikult on väga selline soe, mõnus ja pehme suhtlus, kas siis kellegi inimesega või midagi, et siin on nagu, ma ütlen, et kui keegi läkski tülli kuskil siin, siis siin on leppimist kohe kindlasti näha, siin ei ole mitte mingit kahtlustki. Väga hea tulemus on ikkagi teil tulekul, muide materiaalsed teemad hakkavad teil, nagu ma ütlesin ennem, hakkavad liikuma, et kui teil ongi vaja kuskilt ka mingisugust finantsilist abi või materiaalset abi, siis tasub küsida ka, kus teil seda küsida vaja oleks, te saate selle materiaalse abi kohe kindlasti. Et seda on siin näha ja hästi materiaalsed kaardid on. Et jah. Ja võis siin ikkagi olla tõesti mingisugune sõna-sõda konflikt, mingisugune see, kui inimestel nagu teemad ei klapi. Hästi palju on materiaalset ja finantsilist. See on ikkagi see, kui teil tõesti on teemaks see, kas tervis, materiaalne või finantsiline või füüsiline tervis, eks ole, siis siin on kohe kindlasti näha tugevat ressursside juurdevoolu. See tähendab, et tuleb tervis, tuleb finants ja ennem oligi kaart, mis siin oli, näitas mul ka, et teil hakkavad finantsid jooksma. Siin on väga tugevalt on olnud lähiminevikus mingi selline vaenulik olukord, aga mul on hea meel, et see saab teil kõik kontrolli alla ja saab nagu lõppu sellise positiivse energia. Et siin on nüüd selline huvitav nüanss, et ma kordan siis veel üle, et see teie teadmised, teie tarkused, teie olemine, see kõik on õige, olgugi, et teist võib-olla ei saada aru, ei mõisteta. Lõppkokkuvõttes ootab teid ees tunnustus, kiitus, heakskiit, õigeks mõistmine, võidukaardid, võit kindlasti. Inimressurss, et kui ootate mingisuguseid vastuseid või mingit abi või tahate ise anda, siis see töötab teil väga hästi. Kuu keskel on energiavahetus väga hea. Kes ootab pangalaenu, kes võtab pangalaenu vastust, kes ootab mingit muud heakskiitu, kes ootab õpetajalt mingisugust tunnustust, kes ootab tööalaselt, ükskõik mis, siin on absoluutselt kõik sees. Ja näha on siin muidugi mingisugust, siin võib olla küll mingisugune sulgumine vahepeal, et tekib selline nagu teadmatu olukord või seisund või olek, aga see kõik kulmineerub lõppkokkuvõttes väga hästi. Et see on see, kui inimesed mõistavad üksteist, inimesed toetavad üksteist, inimesed annavad üksteisele, jagavad üksteisele. See on sõna otseses mõttes ka leppimise kaart ja ka minevikust. See kaart on ka minevikuga seotud, et siin võib olla ka siis mingi mineviku teema nagu korralik selline positiivne lõpp. Aga on keegi selline tore, mõnus, soe inimene, kes teile midagi pakub või pakute teie, aga valdavalt ikkagi teile. Ja see on siis soojus, hellus, positiivsed emotsioonid. Et selline huvitav kuu. Iseenesest kuu on tegelikult selline nagu kergesti meelde jäätav sellest, millest tuleb lihtsalt loobuda. Et ülejäänud tegelikult kõik nagu loksub iseenesest paika. Kuigi on raske, pingutada tuleb,
no vot siin ei saagi tegelikult öelda sõna iseenesest loksub paika, et on raske pingutada tuleb, aga vot oligi just see, et mitte mingil juhul ärge kasutage seda negatiivset energiat, ehk ärge laske kõike ehku peale, ärge laske kõike lihtsalt asjadel voolata minna, et te nagu ei arva, et kõik on nii kerge, lihtne, et siin on vaja mentaalselt kasutada ja õnneks te teete seda väga tublisti. Et selline huvitav kuu. Ma tänan, et te kuulasite, ma loodan, et ma saan teile kuidagi abiks olla oma nõuannetega, mitte oma nõuannetega, vaid nõuannetega, mida kaardid räägivad ja kohtume siis teiega järgmine kord uuesti.